Tänane seminar on olnud tõesti väga põnev ja ma saan aru enda rollist sellel konverentsil. Tegelikult on, nagu ikka pannakse lõppu üks selline väikene humoorikas teisest valdkonnast ettekanne, et inimestel oleks ka mõni selline teistmoodi vaade asjadele. Ja sellepärast ma oma ettekandes igaks juhuks teengi nagu sellise disclaimeri kõigile kuulajatele, et see, et ma räägin siin kosmosest ja robootikast, see ei tähenda seda, et nüüd on nõukogu esimehe ametlik seisukoht, et TD Tehnokeskus hakkab edasi ainult kuu peal teid rajama. Aga ma ei saa jätta märkimata, et kui TD Tehnokeskus on asutatud aastal 64, siis täpselt samal aastal kolis Tartu Observatoorium Tartu kesklinnast Tõraverre ja ilmselt tehti ka muid asju, mis kõik olid sihipärase sammuga selles suunas, et Nõukogude Liit siis jõuaks enne ameeriklasi kuu peale. Nii et ma arvan, et tolle asutamise juures juba peeti silmas ka teatud funktsioone siis kuu peal teede rajamiseks. Aga sellepärast ma tahangi alustada mitte siis kosmosevaatest maa peale, vaid hoopis vastupidi sellest, mis kosmoses toimub. Ja minu jaoks oli ka päris põnev. Ma olen küll nüüd viimased 15 aastat tegelenud kosmosetehnoloogiaga. Enne seda valdavalt oli minu teemaks põhiliselt just metroloogia, ennekõike optiline metroloogia. Aga nüüd kosmose suunal, siis mida siis on teadlased uurinud, arutanud sellest, et kuidas oleks teid ehitada kuu peal või Marsi peal. Ja miks sinna teid vaja on, see tuleb välja, on suur küsimus, sest tsiteerides siin gurusid, kes ütlevad, et kuu koloniseerimise puhul probleem number 1, ja nad ei too välja suugi seda, et see oleks nüüd kauge raskus kuu peale pääseda, vaid nad ütlevad, on kuu tolm. Kuu pinnas regoliit on selline 5–10 meetri paksune kiht ülipeenikest kivi. See peenikes on kuskil 60–80 mikromeetrit ja sellist 1 millimeetrisest suuremat klibu siis seal kuu peal on alla 10% kogu sellest massist, mis tähendab, et on tolmune. Õnneks selle tolmu tihedus on siis ikkagi umbes 1,5 tonni kuupmeetri kohta, mis tähendab siis seda, et inimene sinna lihtsalt sisse ei vaju, kuigi see oli nagu suureks küsimuseks enne Apollo missiooni. Aga nagu näete siin ka juures oleval pildil, ma tõin välja ühe toreda artikli Engineering of Lunar Bases. See on vabalt internetist saadaval, kui keegi tahab lugeda. Ma arvan, meie hulgas olevatele inseneridele see on kindlasti hästi põnev ja lihtne lugemine, et mis tingimused seal on. Ja siit näete siin ülemine pilt on sellest, kuidas Marsi peal Opportunity on sinna Marsi tolmu siis kinni jäänud. Ja kui te mõtlete, et see on väike asi, et eks tagurdab välja, siis see võttes aega arvesse ka ajavahet Marsiga, siis ma mõtlen siis side viivist, siis võttis 5 nädalat aega, et see vaene rover sealt välja manööverdada. Ja alumine pilt näitab seda, kuidas on kuu roverile tehtud selline ad hoc lisapori kaitse. Näete, tal ratta kohal on tavaline poriplek ja siis sinna on veel üks jupp juurde pandud, sest see tolm, mis seal siis inimese liikumisel või sõiduki liikumisel lendles, oli nii massiivne, et tegelikult takistas oluliselt operatsiooni, näiteks kiivriklaas, sensorid, selline asi on nii abrasiivne ja poeb igale poole vahele, et õige transpordi korraldamisel on tõsiseks probleemiks. Aga nagu siis järgmise pildi peal võtsin ühest teisest artiklist natukene tsiteeringuid, mida siis kuu peal teede ehitamise kohta öeldakse. Ja see artikkel ka täiesti vabalt kättesaadav kõigil internetist, kes tahab täpsemalt kuu infrastruktuuri ehitamise iseärasusi lugeda. Näiteks seal arvatakse seda, et nagu ka siin see abstrakt ütleb, et tõenäoliselt tuleks teha munakiviteid kuu peale. Ehk siis kaevandada siis tugevamat kivi kuskilt sealt 5–10 meetri sügavuselt ja siis seda purustada mitte nagu maapealse
maapealse killustiku suurusega, vaid pigem natuke suuremat materjali ja nagu näete, väljakutsed, mida loetakse siis kuu peal, on see, et tehnika kohaleviimine, logistika on väljakutse, siis kompetentse tööjõu olemasolu on väljakutse, sildade ehitamisele tehnika juurdepääs on veel eriti suur väljakutse ja teede hooldus on ka väljakutse. Ehk siis ma arvan, et minule oli küll lõpus, ma panin siin kohe poldi selle, et ega tõenäoliselt maapealsed tee-ehitajad toovad ilmselt üsna sarnaseid väljakutseid välja. Aga kuuks tegelikult, kui me vaatame nüüd kosmosest alla maa peale, siis juba eelnevatest ettekannetest käis ka läbi, et tänapäeval elu ilma kosmoseta ei kujutaks ennast endale hästi ette ja ega tee-ehituses samamoodi. Kosmose maapealsetes rakendustes, ehk siis see on inglise keeles kasutatakse, et kogu kosmose kasutus jaguneb kahte poolde, üks on upstream ja teine on downstream. Upstream on see kosmosepingutus, mis aitab kosmoselaevad kosmosesse. Downstream on nüüd see teenus maa peal, mida kosmoselaevad võimaldavad siis maa peal teha ja nendest kõige olulisemad on siis positsioneerimine, kaugseire ja side. Positsioneerimine, GPS ja Euroopa oma Galileo, need on kõigile tuntud asjad, sest me igapäevaselt kasutame seda nüüd pidevalt. Kaugseire osas, kaugseire laias laastus jaguneb kaheks, aktiivne kaugseire ja passiivne kaugseire. Passiivne kaugseire on see, kus signaali allikaks kasutatakse päikest, päiksevalgus peegeldub maa pealt ja kosmoselaev lihtsalt pildistab või filmib selle üles. Samas kui aktiivne kaugseire ehk radarkaugseire on siis selline, kus see kiirgusallikas on ka satelliidi peal, seal saadetakse radarsignaal maale, sealt peegeldub ja tuleb tagasi satelliidi peale, mis muuhulgas võimaldab just, kui teedeehitust vaadata, ühe huvitava asjaoluna hästi täpselt hinnata ühtlase pinna kõrguse muutust. Näiteks maa-aluste kaevanduste kohal maapinna kõrguse muutus, sissevajumist, tavakaevanduste mahtu, näiteks maksustamise eesmärgil, ehitiste, sildade, läbipaindeid ja nii edasi. Selline huvitav sensorsüsteem. Aga võib-olla piiratud ajad tõttu ma tooks välja ühe uuema asja just side poole pealt. Et side tundus, kosmoseside, et see on nagu ajast ja arust ja ainult kuskil Saharas ja Aafrikas või Arktikas vajalik, sest meil on ju 4G ja varsti tuleb 5G ja meil on nagu tohutu side kogu aeg. Aga selles osas on ka olnud just viimase paari aasta jooksul üks tohutu muutus, märksõna Starlink. Nii Elon Muski, SpaceXil kui ka Euroopa Komisjonil on tegelikult praegu mõtted selles suunas, et kui me saadaksime sinna umbes 500 kilomeetri kõrgusele orbiidile arvestatava arvu satelliite, Elon Musk räägib umbes 12 000 satelliidist, mis tähendaks, et kui meie siit vaataks taevasse üles, siis me näeks seal suurusjärgus tuhandeid või nüüd suurusjärgus 1000 satelliiti ja kujutage ette, siis öö ei ole enam kunagi sama. Me näeme 1000, ütleme võib-olla natuke vähem, sõltub päikse peegeldusest, väikest satelliidikest kogu aeg niimoodi võrgus üle meie pea lendamas, ei ole taevas enam selline statsionaarne tähine, nagu ta on täna. Ja see suur muutus viimase 2 aasta jooksul on see, et see ei ole enam teoreetiline kontseptsioon, see on juba ligi 1400 250 kilos satelliiti, mille pilt on siin nüüd all keskel, on juba kosmosesse saadetud. Ehk siis kujutage nüüd ette, see on sidevõrgustik, millise side ja internetiteenuse see meile võimaldab igas asukohas. Ehk siis 5G ei levi meil linnast kaugemale nähtavas tulevikus. Eriti 5G nagu kiiremad sidelahendused. Aga kui see Starlink välja arendatakse ja tulevad samaväärsed teised süsteemid, siis me võime öeldagi, et me oleme suure sammu astunud selle kaugema tuleviku poole, mida me võiks formuleerida, kui te nüüd tahaksite endale ette kujutada, et mida see maailma jaoks tähendab pikas perspektiivis, see positsioneerimine, kaugseire ja side, siis kui me vaatame absoluutselt lõpptulemust, see võiks olla, et positsioneerimine annab meile absoluutselt iga asja asukoha teadmise, kaugseire annab vaate reaalajas iga selle asjale ja side annab ühendatavuse iga asja või inimesega reaalajas üle kogu maailma.
Loomulikult see on selline abstraktne lõpp-punkt ja päriselt tehnoloogia kunagi nagu nii absoluutse tulemuseni ei jõua, aga kui me planeerime ja mõtleme, et kuidas tulevik välja näeb, siis just selline on see perspektiiv, kuhu me jõuame. Ja siin nüüd hästi oluline, et kõik see, mis te enne kuulsite, kogu TD Tehnokeskuse töö selle digikaksiku, digikaksiku kontseptsiooni arendamisel, mida toetasid ka kõik need teised mõõtmised koostöö autodega, teedeilm, infrapuna ja nii edasi. Et see on tegelikult, siin kosmos on samamoodi nagu sisendiks või sensorsüsteemis annab sisendit sellele digikaksikule, aga teisest küljest annab ka ühenduse nüüd selle sensorvõrgustiku vahel, mida muidu nagu üle kogu, isegi üle kogu Eesti, aga mõeldamatu, et üle nagu Aafrika või Ameerika ühegi teise viisiga oleks saavutatav. Kui me vaatame nüüd edasi, siis ma tahtsin teha veel lõpetuseks sellise väikse võrdluse teiste valdkondadega. Kosmos kasulik. Ma olen hästi aktiivne oma tänase töökoha Milrem Roboticsi tõttu ka NATO struktuurides ja kui me vaatame, kuidas NATO on sõnastanud enda jaoks kõige olulisemad trendid, siis jällegi internetist vabalt kätte saadav eelmise aasta raport Science and Technology Trends 2020-2040, see on nüüd nagu piibel NATO jaoks järgmised vähemalt 10 aastat, nii et soovitan tõsiselt, kes on huvitatud, vaadake, kuidas NATO näeb tehnoloogia arengu mõju NATO ja Euroopa kaitsele, siis üldpõhimõtted, millele NATO näeb, et tehnoloogiatrendid põhinevad, on ikkagi suhteliselt klassikalised. See on intelligentsed süsteemid, ühendatud süsteemid, väiksed süsteemide laiali jaotatus ehk sensorvõrgud ja otsustusprotsesside jaotamine üle võrkude ja üldine digitaalsus, siis ma ütleks, et kõik see, mida te näete tee-ehituses toimuvat ja seda, mida eelmised eksperdid meil nüüd on TD Tehnokeskuses näidanud, need põhinevad täpselt samadel suurtel protsessidel, mis praegu inimkonda edasi viivad. Ja mis järeldused NATO sellest on teinud, et millised siis tehnoloogiatrendid on nüüd riigikaitse mõttes kõige olulisemad, siis ega siin tegelikult midagi uudist ei ole kellegi jaoks, aga siin on siis selge valik tehtud, mis on kõige prioriteetsemad, suurandmed ja analüütika, tehisintellekt, autonoomsed süsteemid ja siis sellised asjad, mis võib olla teehoolduse jaoks ei ole nii relevantsed nagu kvanttehnoloogiad, kosmos, selle käisime juba üle, see on väga relevantne, aga näiteks hüpersoonik ülehelikiiruse rakett, mitte üle helikiiruse, vaid siis päris mitmekordse ülehelikiirusega raketisüsteemid on siis sellised asjad, mis ja nii edasi, mida siis tasub tähele panna, sealhulgas ka uued materjalid ja manufacturing ja tootmine, näiteks ka seal Marsi puhul 3D printimine, selle T-katte 3D printimine on üks selline asi, mida arutatakse, aga ma ei arva, et me maa peal väga kiiresti veel sinna jõuame, aga pikemas tulevikus miks me siis ei võiks 3D printida sildu näiteks ja tunneli kandekonstruktsioone, tõenäoliselt võib see nii minna. Sellel baasil ma tooksin siin näite, millised arhitektuurilised lahendused hakkavad sellel teede infrastruktuuril ringi kimama ja kõigepealt toon siis nagu ikka Milremi näite, mis ei ole niivõrd teede peal kui teede kõrval, põhifunktsioon on kõrge maastiku läbivus, aga süsteemi arhitektuur jääb samaks. Ehk siin on üks Euroopa poolt rahastatud projekt, mida Milrem juhib, see on 32 miljoniline Euroopa koostööprojekt, siis mehitamata kaitseotstarbelise maismaasõiduki arendamiseks, autonoomia, küberturvalisus, ka digitee puhul küberturvalisus on ülitähtis tulevikus, sest niimoodi on võimalik neid isesõitvaid autosid valele teele juhtida. Ja ühte asi, mida ma tahtsin märkida juurde, kui ma kuulasin eelmisi ettekandeid, oli see, et täna autojuht võib mõelda, kellel seda vaja on, et me teame pluss-miinus mõni kraad seal kuskil tee peal, et ma vaatan, ma näen ju aknast välja, ma näen, kas lund sajab või ei saja või ma astun välja ja proovin jalaga järgi või vajutan korraks pidurit, siis isesõitvate autode ajastu, mis on meie tulevik kindlasti, mitte väga kauges tulevikus, vajab väga sellist sisendit, nii et selles mõttes see töö, mida TD Tehnokeskus täna teeb, on hästi tugeva tuleviku perspektiiviga ja kui me räägime, me oleme ikkagi aktsiaselts TD Tehnokeskus, et ärivõimalused selles suunas, ma arvan, et see on üks koht, kuhu mina küll oma raha investorina paneks, kui võimalus oleks.
selle ettevõtte võiks kindlasti börsile viia varsti. Ja siis ma investeeriks sellesse, et TD Tehnokeskus areneks nagu globaalsel tasemel ja pakuks seda digiteenust siis isesõitvate autode ja teehoolduse ja maksunduse ja mis iganes aspektist kogu maailmale. Ma arvan, et see võimalus täiesti on ettevõttel olemas ja kuulates eelmisi spetsialiste ka kompetents seda teha on tegelikult suurepärane. Ma ei hakka peatuma siin erinevatel militaarlahendustel, aga ma panen siia kõrvale nüüd ühe tsiviilkontseptsiooni, kus te näete siis skeemil on siis süsteemi teenusarhitektuur, mis on ette nähtud siis nende maismaasõidukite, ehitamata maismaasõidukite põhise metsauuendussüsteemi jaoks. Aga sarnane arhitektuur oleks ka, kui vaata talumisi pilti, siis koostöös siis tänavapuhastuse aktsiaseltsiga Milrem tegi selle aasta talvel. Õnneks meil oli talv, me aastaid juba ootasime, millal me saaks ometi saha ette panna oma masinale ja tegime siis koos partneriga väga laheda eksperimendi Tallinnas, kus me käisimegi teedelt lund puhastamas. YouTube'is see video on olemas, kõik leiate, see on hästi efektne, ja seda oli lihtne teha, sest pick-upile mõeldud tehnika sobis ideaalselt meie masinale peale ja see arhitektuur nüüd on osa sellest tuleviku digikaksikust, digikaksikust, millest sõidavad siis nii traditsioonilised hooldusmasinad, isesõitvad autod, aga samas ka väiksemad robotsüsteemid, mille näide on siis siin. Ja kui te mõtlete nüüd ehituse vaates, siis me oleme arutanud, see roomik sellele masinale paned peale värvi ja ta sõidab Tartust Tallinnasse ühe operaatori klikiga ja värvib kõik tee eraldusjooned üle. Ühe klikiga käib Tartust Tallinnasse ja paneb kõik tee ääre postid paika, väikse liialdusega muidugi. Aga tulevikus robotite operatsioonid tee peal niimoodi toimivad ja sellist tulevikku me kindlasti oma elus näeme. Ja lõpukokkuvõtteks siis ütleks seda, et kui mida tulevik toob, kas robotid aitavad maailma paremaks muuta ja kuidas nad seda aitavad, seda me ei tea. Siin on näide Prantsuse suurest arvutimängu tootjast, kuidas ta on siis konsultatsioonides Milremiga näinud, kuidas sõjarobotid tulevikus välja näevad. Ja mina loodan küll, et see areng, mida me näeme nii robotitehnoloogias, kosmosetehnoloogias ja seda toetavas siis TD Tehnokeskuse digikaksiku arendusprotsessides, siis see aitab täna inimesi, see aitab igapäevaselt inimesi ja tulevikus aitab see siis automatiseerida uusi lahendusi sisse tuua, mis aitavad siis teehoolduses logistika infrastruktuuris tagada jätkusuutlikkuse, vähendada heiteid, CO2 kasvuhooneefekti ja ma ei välistaks seda, et ka TD Tehnokeskus võib kaasa rääkida Euroopa kuubaasi rajamisel, sest Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri liige ja näiteks Milrem juba on ette valmistamas projekti Kuu-roveri juhtimissüsteemi teatud funktsioonide arendamiseks Euroopa Kosmoseagentuuri jaoks. Ja kui me hakkame kuubaasi rajama, siis TD Tehnokeskuse ilmajaam, termograafia võimekus ja nii edasi on kõik õigel kohal. Tänan tähelepanu eest.